Ja alustan ka selle meenutusega, et otsisime koos pealkirja oma ettekannetele, tema enda omale, mina enda omale. Ja iga aastaga on see tõepoolest raskemaks muutunud, sest kõik see, mis kehtis eelmisel ja eelmisel aastal kehtis ka mul. Nii et ikka ilma teevad sarjad ja järjed, kuritööd ja kummitused, pildid tungivad peale, palju on põnevat. Ja kui nüüd kujutada suurpoe raamatuletti, siis selle ees võib nõudlikuma kirjandusliku maitsega ja mitte sihtgruppi kuuluv isik väita, et laste- ja noortekirjandus suhkruvatistub. Aga tuletage meelde, suhkruvati sees on üks varras ja see ei lase kõigel ümbritseval kleepuvaks minna. Ja seda puust varrast me siis otsime ja hindame ja seda ka tõlkekirjanduse hulgast mullu oli päris lihtne leida. Mullust valikut analüüsides jäi silma noortekirjanduse kasv nii hulgas kui headuses. On olnud aastaid, kus selle vanuseastme kirjandusest pole suuremat kõnelda, kui just ei taha mingist lembeulmest või Märuli fantasist kõnelema hakata. Ja samas hakkas ka silma tõlkelise noortekirjanduse tõsitus, raskemeelsus, huumori ja eneseiroonia vaesus. Ja seesama tegelikult kehtib ka ju meie omamaise noortekirjanduse kohta. Et mis lugu see siis nüüd on, et kui on saabunud vabadus ja materiaalne hüveolu, et siis see huumorimeel kaob kohe päris ära ja eneseirooniat me üldse meelde ei tuletagi, et selline asi olemas on. Aastal 2017 olid eriti selgelt esile järsud üleminekud. Koolieelikutele ja 2 esimesele kooliastmele suunatud raamatud pajatavad lihtsast ja lustakast elust. Osa on ka kirja pandud võimalikult lihtsas keeles ja tähed lähevad suuremaks ja reavahed lähevad suuremaks kogu aeg. Raamatu lehekülgi täidab fantaasia, mille sekka kirjanikud, kunstnikud salamisi elutarkusi ja väärtushoiakuid poetavad. 3. kooliastmes kulgeb elu samuti enamasti lihtsalt, enamasti põnevalt, enamasti ka üsna humorikalt. Vaatamata sellele, et esiplaanile asetuvad kasvava kujuneva inimese tüüpprobleemid, mida siis kirjanikud meelsasti kujutavad ja millele viisipäralisi lahendusvariante pakuvad. Aga kuni siiamaani me saame siiski suurelt jaolt rääkida ajaviite kirjandusest. Ja siis mahti tuleb noortekirjandus, mis näitab elu kogu selle keerukuses. Raamatud on paksud, peategelased pihtimused raskemeelsed. Noorel tegelasel on oma siseilmaga ja tema elus toimuvaga võrdselt raske toime tulla. Autorid kirjeldavad füüsilisi erijuhtumeid ja haiget saanud hingesid ja rõõmu on vähe, veel vähem lusti, harva huumorit, aga lootust on. Nii päris ilma numbriteta ka nagu hästi ei saa vaatluse juurde asuda. Mullu ilmus 604 tõlkeraamatut ja see suurusjärk on läbi 4 aasta enam-vähem sama püsinud. Aime- ja tegelusraamatuid maha arvates jääb vaatluse alla 213 ilukirjanduslikku raamatut. Ka see suurusjärk on läbi 4 aasta sarnane püsinud. Pooled nendest 200 raamatust on siis koolieelikutele, ülejäänud pool ehk 100 jaguneb keskastme laste ja noorte vahel suurusjärgus 2/3 ja 1/3. Ehk siis noortele on arvuliselt kõige vähem raamatuid tõlgitud. Kaunis keeruline on mullust saaki keelte ja maade järgi rühmitada. Mõnikord pole kirjastus andnud vähimatki viidet, mis keelest see raamat tõlgiti või mis maalt ta tuleb. Kuid isegi kui need määratlused on leitavad, siis tõrgub mõistus Hispaania kaudu meile tulnud punamütsikest Hispaania lastekirjanduseks arvamast. Numbritele otsa vaadates ei üllata, et kõige enam raamatuid on tõlgitud inglise keelest, 93. Aga üllatab küll, et vaatamata Virnale Miki Hiire koomiksikogudele jääb Ameerika Ühendriikidest vahendatud raamatute arv alla Kuningriigi omale, vastavalt siis 40 ja 46. Siin ma nüüd olen juba kõik need harvendamised ja hõrendamised teinud, et kordustrükid maha võtnud ja uustrükid ka. Nii, 3 raamatut tuli mullu Iiri ja 3 Austraalia autoritelt,
üks Kanada kirjanikult. Viimane varasemast tuttav kogumik vanade heade loomalugudega Ernest Seton Thompsonilt, nüüd küll Thompson Setonilt. Saksa keelest on tõlgitud 25 raamatut, sealhulgas 3 Austria autorit Christine Nöstlingerilt. Tema vahetuslaps ilmus juba 3. korda, nüüd uues 6. Ja kuna oli Nöstlingeri juubeliaasta, siis ei ole ka imeks panna, et tema 2 uut raamatut tõlgiti. Rootsi kirjandust tuli 20 nimetust, veerand nendest Widmarki noordetektiivide Lasse Maia seiklustega. Soome keelest tõlgiti 14, prantsuse keelest 13 teost, sealhulgas 3 Belgiast. Vene keelest tõlgitud 9 raamatu hulgas on 4 eesti-vene raamatut, sealhulgas ka siin mainitud Stalnuhhini, Kassipoja ja Kutsikalod ja kordustrükke Siiludus näiteks. 3 raamatuga on esindatud Norra, Itaalia, Leedu, Ungari, Poola, aga mõni neist kordustrükkide arvelt. Näiteks ilmus taas Paldanava poisid ja Imeflööt. 1 raamatuga oli mullu esindatud Läti, Holland, Hispaania, Tšehhi ja terve Aafrika manner. Nimelt avaldati taas, kuidas loomad endale sabad said, seekord Katariine Tsaaripi imeilusate piltidega. Kui maha võtta 20 kordustrükki, 10 tuntud muinasjuttude uusüllitist ja teist nii palju kirjud kordavat kogumikku, siis jääb vaatluse alla umbes 150 raamatut, nende hulgas 13 koomiksit ja 1 näidend. Nagu kerge taibata, on see siis Rowlingi Harry Potter ja äraneetud laps. Teismelised võluriõpilased on nüüd suureks saanud, neil on endil teismelised lapsed, kes kuulsate vanemate varjust välja kipuvad. Ootuspäraselt on hea lugu ja näidendi vorm ei anna sellele õigupoolest mitte midagi juurde. Mida on andnud juurde 2 kaasautorit, sellest ei saagi aru, ilmselt siis näidendi vormi. Igatahes ei murdnud Rowling veel tõotust, et ta Potterist rohkem romaane ei kirjuta. Koolieelikute ja 1. ja 2. klassi lastele sobiliku kirjavaraga on nagu kevadel saabuvate rändlindudega. Kui nad saabuvad, tähendab, kõik on korras. Kui ühel hetkel ei tuleks enam muinasjutu ja unejutu kogumikke ja multifilmi raamatuid ja punamütsikese uusversioone, printsessi ja haldjajutte, siis me küsiksime, et mis on lahti. Kirjastus Sinisukk on avaldanud 4 rikkalikult illustreeritud raamatut, mis algavad sõnaga kaunid ja sisaldavad temaatiliselt grupeeritud tuntud muinaslugusid. Samast kohast on tulnud lood rüütlitest ja kangelastest ning printsessidest, lood headusest ja voorusest. Kui neid hoolsalt lugeda, saab teada mõningaid huvitavaid asju, et näiteks kui Guinevere Arturiga abiellu, siis võttis ta ümmarguse laua kodust kaasa. Et ei olnudki tarvis Merlini juhtnööride järgi seda ehitama hakata, et tütarlaps sai kaasavara. Nii, mullu ilmunud muinasjuttude seas oli 4 töötlust, mille eesmärgiks lastele kombeid õpetada. Päris huvitav nõks. Steve Smallman kirjutab ninanokkivast Pinokkiost, Rapunzelist, kes ei kanna hoolt oma juuste eest, okasroosikese magamiskommetest ja rebasest ning haisevast uavarre Jackist. Kui lapsel on need lood traditsioonilisel kujul tuttavad ja loetud, siis töötlus töötleb neid kombevallas kindlasti väga edukalt. Linnuriigi kujundiga jätkates, kui söögimajas pidevalt askeldavate rasvatihaste sekka lendab äkki leevike, siis me uhetame rõõmust. Väikelaste raamatute seas on palju südamlikke ja õpetlikke juttu, mis on toimekad ja armsad ja värvilised nagu tihased. Vähem on neid, mis siis mingil põhjusel ohetama panevad. Aga ohetama paneb küll Leedu mudilaste Kakemake sarja kuuluv raamat Kakemake ja hambahaldja pidu. See omal maal edukas autori raamatute sari Liina Žutautelt on raamatukogu praktika järgi otsustades edukas ka meil. No, mudilasjuttudes võetakse hambapesemise teema ikka aeg-ajalt ette ja lapsi enamasti siis hirmutatakse aukude ja hirmsa hambaarstiga. Tänapäeval on hambaarsti juures nii kena käia, pannakse roosa plomm ja mis sa sellega ikka hirmutad. Ja nüüd hirmutatakse Kakemaket hoopis sellega, et kui tüdruk hambaid ei pese, siis teda ei lubata peole, hambahaldja peole. Ja siin tulevad mängu illustratsioonid, mis räägivad palju pikemalt ja laiemalt seda lugu kui tekst ise. Ja piltidelt võib ka täiskasvanu leida
midagi niisugust, mis haagib teda hoopis teistsuguste teemadega, õpetliku teemaga üldse ei seostu ja nii lapsel kui suurel, kes siis seda loodetavasti magamata jääma ette loeb, on mõlemal lõbus. Franziska Biermanni Härra Rebane sööb raamatuid, see jutustab lugemiskirest. Raamatukogu hoidjas põhjustab raamatute füüsilise manustamise kujund professionaalse idiotismi ilminguid. No kuidas niimoodi või? Õnneks on lapsed taibukad ja ainult itsitavad rebase pöörasevõitu toitumusharjumuse ning ebatavalise saatuse üle. Vanglas memuaaride kirjutamine ning seeläbi rikkaks saamine on ju küllaltki kaasaegne teema. Südamlik ja sisukas, seda nii lapsele kui eeldatavale ettelugejale, on Åsa Lindi Liivahunt, millest nüüd tänavu millele peaks järg tulema. Selles raamatus on Väikese printsi sügavust ja allteksti, Edith Nesbiti raamatute mängulist fantaasiat ja lapse hinge ning soovide head mõistmist. Liivahunt ilmub alati siis, kui Sakariina on oma murega üksi. Liivahunt aitab tüdrukul üle saada esinemishirmust ja pimeduse kartmisest. Ta selgitab lõputu vorsti näitel meie kohta raskesti hoomatavas universumis. Ja just nii lihtne see on, nagu selles raamatus kirjas. Vorst ei lõppe kunagi otsa, ta on alati kusagil mingil kujul olemas siin universumis. Autor paneb peegliga suurte ette ja pisut piinlik hakkab. Liivahunt on mitmes mõttes põlvkondi siduv tegelane ja raamat. Lihtsalt loetavate ja lõbustava sisuga raamatutele andis tõhusat lisa väikelapse tegusatest argipäevadest pajatav Hirmsa Henri sari 4 raamatuga. Vidmarki Lassemaia detektiivibüroo 5 raamatuga. Alustas Laura Oweni Nõid Winnist pajatav sari 2 teosega Ettevaatus Nõid ja Nõid Winni uued sõbrad. Kui haldja juttude kohta saab pahatihti kasutada sõna ilulemine, siis Winni lood oleksid määratletav kui humoorikas kolelemine. Nõia lemmiktoidud on limukas smuuti ussikrõbuskitega. Ta kirumisväljendid on sindrima sääses sipukad ja seda pissist tita peput. Ja tähistaevas on võrreldav, ta on nii ilus nagu velvetist pintsak, millel on kõõmatükikesed. Ja selliseid väkknalju on päris palju, sisu võib isegi kaotsi minna, mingi sisu selle ju ikkagi on, aga lugeda on väga lõbus ja väga lihtne. Laia reavahe ja lühikeste ridade poolest paistab silma ka Rupert Kingfisheri proua Pampelmussee ja tema hurmavad hõrgutised. Aga ma ei kujuta ette, kui palju kokkamise teema Pariisi linna kohvikutes restoranides ja võitlus salaretsepti pärast väikest lugejat erutab. No multifilm Ratatouille, see meeldis küll lastele. Laste krimijuttude sarjadele lisandus sari Lihtne lugeda 2 Cecilia Lidbecki raamatuga Kadunud koer ja vampiiri saladus, kus tegutseb salajane nelik, 3 põnnist ja koerast koosnev detektiiviklubi. Siis veel sari Detektiivibüroo, Tommy Okular ja partnerid Agnieszka Stelmatskilt, mille esimeses osas uurib poiss koos oma kassi, hamstri ja kuldkalaga parunessi Safiirbrossi kadumise juhtumit. Sarjaks ähvardab saada ka Liise-Marie Tigraiteri Maksemetsik 7 Mustes. Viimases on uurijateks poiss koos pundi vanuritega ja sündmuskohaks vanas lossis paiknev hooldekodu. Niisiis lapsdetektiivid, hallpead, lemmikloomad on kutsutud krimijuttudele vunki juurde andma. Kuhu on jäänud täitsa juhuslikult sündmuste sekka sattunud nutikad lapsed? Lindgreni-meelse lugejana on mu jaoks raske tõsiselt võtta lapsdetektiive ja eriti neid, kes taoliste poole pöörduvad ja siis lugusid nautida. Aga ju see on üks iselaadne mäng. Mängu on ka tegelaste valikus. Üksnes pealkirjadele tuginedes lendas mullu kohale 6 lohet, 2 vampiiri, 3 nõida ja koll. On 3 nooremale eale mõeldud raamatud, millega isiklikult ei osanud kuidagi suhestuda. Kiita ei raatsi, ma pole põhjust laita ka. Ja need on kõik 3 Soomest. Tuutiki Toloneni Kollivalve, Noora Kunnase Hullkamp ja saladuste kapp ja Tatu Koko Prügikamp ja kadunud kelluke.
Esimeses saadetakse lapsevanemad justkui võidetud reisile ja laste eest hakkavad hoolitsema mörisevad, riidekapis elavad ja mulda pudistava kasukaga kollid. Teises alustab nukumajas ehk hotellis Kõhutuul elutsev veider kamp seiklust nii-öelda toamaal, kus on palju puksunalju ja fantaasiat. Kolmandas asub prügikamp prügipoisi juhtimisel otsiretkele. Palju fantaasiat ja seiklusi, aga varras on raskesti tabatav. Keskmises vanuses ehk ohtlikus eas laste lugemislauale tuli nii kaalukad kui kerget lisa. Ohtlik iga selles mõttes, et siis irdutakse sageli lugemisest. Ja tõepoolest meie omamaises lastekirjanduses on sellele vanuseastmele üpris vähe ja eriti vähe sisukat lugemist. Aga tõlkekirjanduses viidi neid mullu paralleelmaailmadesse. Nad satuvad kummalisse kooli, neid visatakse karmidesse sündmustesse, neile jutustatakse elulugu, pakutakse absurdi ning paroodiat ja neile näidatakse elu keerulisi hetki, nende endi elu peegeldust. Võime loota, et sealt saadakse ka tuge ja on mida kõrva taha panna. Sallas Simuka Lumiki triloogia seadis ootused selle kirjaniku loomingu suhtes kõrgele. Sõsarla on varjamatu smuuti, mille koostisosadeks on Alice Imedemaal, Salaaed, Lumekuninganna ja Elsa ja Anna hall ja pruun pats paistavad ka silma. 2 tüdrukut kukuvad küll eri aegadel läbi lume ja pinnase sõsarla imeliste olendite aeda, kus nad mõnda aega mõnulevad ja ilulevad ja seejärel päästavad nad inimeste maailma igavese talve käest ning vardaks selles raamatus on sõprus ja andeks andmine. Norra autori Bobby Pierce'i Lyridiumi varga ja krüptoportaali retsepti kuuluvad Harry Potter ja Superman. Andekas koodimurdja satub eluohtlike sündmuste keerisesse. Raske on taibata, kes ja miks teda jahib. Ah jaa, ta on saatuse tahtel poolenisti Lyridiumist. Olgu see siis mis iganes ja olgu ta pärit kust iganes. Poiss viiakse varju veidrasse õppeasutusse, mis on nagu robootika kallakuga sigatüüpa kool. Teises osas läheb kõrvu lugustavalt põnevaks ja sündmuste hoogustumine ei lase üldse hinge tõmmata. Tõesti väga põnevad lugemised on mõlemad raamatud. Ja nii nad asetuvad ka sinna kanti, kuhu sarjad Paks, Amulett, Kepler 62. David Williamsi loomingu põhitoon sarnaneb Roald Dahli omale. Musta huumori võtmes kirjutatud, halastamatu, parasjagu pöörane. Roti Burger jutustab loo üksildasest tüdrukust, kes soovib lemmiklooma, mida talle ei lubata. Aga korterisse eksinud rotipoeg sobib ka. Teda on õnnistatud tülgastava kasuema, hea südamliku, aga lorust isaga. Kooli juures toimetab julmurist burgerikokk ja need armas rott ja tore tüdruk pöörlevad sündmustes, mis toovad meelde ka meil kunagi levinud vorstivabriku legendid. Lõpuks läheb kõik hästi. Varem nimetatud Roald Dahlilt ilmus aga tema autobiograafiline Poiss, mis pole vähem karm, julm, humoorikas ja põnev. Saab väga hästi aru, kus on Dahli lugude juured, mis asi on tal kooli ja võimukate täiskasvanutega ajada. Nagu lapsadressaadile sihitud memuaristikaga sageli juhtub, hindavad seda kõrgelt hoopis täiskasvanud. Mulle tundub, et täiskasvanud mõistavad paremini hinnata ka paari Vene autori laste raamatut. Marina Moskvina, Minu koer armastab džässi ja Anna Starobinetsi Hundikoopas, loomakriminaal. Esimene on absurdivõtmes kirjutatud tõsielulugu, teine parodeerib vaimukalt ja tabavalt kriminaalkirjanduse klišeesid. Kristiina Olsoni mullu ilmunud Klaaslapsed, Tunamullu ilmunud Klaaslapsed oli väga hea põnevusjutt ja sestap olid ootused õpeta poisile vast liialt üles kruvitud. Ka selles raamatus ujuvad kauges minevikus toimunud sündmused ühteki pinnale. Müstilist kihti võib uskuma jääda või ka mitte. Ja kõne alla võetakse pagulasteema isegi 2 viisil. Üks peategelastest on Türgi poiss, kelle vanemad pikalt Rootsis elanud ja Rootsi ongi temale kodu, kust lahkumine Türki ei tule tema jaoks kõne allagi. Ja linnakese sadamas on laevatäis põgenikke, kes seal oma edasisaatmist ja saatust ootavad. Pagulasteemad käsitleb ka Elisabeth Laerdi Tere tulemast ei kuhugi. Omar on 12-aastane Süüria poiss,
kes oma perega peab vanema venna poliitika huvi tõttu kodust pagema. Siis tuleb sõda ja poisi pere põgeneb ka kodumaalt. Ja muidugi on lugu maailmapilti avardav, aga paraku liialt deklaratiivne. Eeldaks, et lugu liigutab hinges kaastunde keeli, aga tekst on tõsimeelne ja tuimavõitu. Autor laseb poisil kurta, et keegi ei näe neis inimesi, kellel olid oma elud, neis nähakse ainult pagulasi ja järelsõnas paneb kirjanik veel kord lugejale südamele, et kui lugeja küsib, kas Inglismaal aidati Omaril kohaneda ja lubati oma unistuste poole püüelda, siis vastus peitub küsijas endas. No, jutu enese lõpulehekülgedel mõtleb Omar Inglismaal olles, et kas me meeldime neile, siis ütleks ka, et vastus peitub sinus endas. Seevastu väga liigutav, kaasahaarav ja mõtlema panev oli Ali Benjamini Kõik, mida ma õppisin meduuside kohta. Selles on kõrvu mitu olulist ja keerulist teemat, neist keskne lein, selle eri etappide läbielamine. Josi on lugus, ta ei räägi sõnagi, ta ei suhtle, tüdruku parim sõbranna uppus. Osalt süütundest hakkab tüdruk otsima põhjusi. Äkki on tegemist hoopis meduusist põhjustatud terviserikke tagajärjel juhtunud õnnetusega. Meduusidest saab tüdruku kinnisidee. Ta jagab oma uurimustööd ka lugejaga ja raamatu lõpetades võib ka lugeja end selles vallas korraks päris pädevana tunda. Muidugi see läheb kõik ruttu meelest ära. Leinast välja tulemise teeb eriti raskeks see, et sõbrannad olid viimasel ajal teineteisest eemaldunud, lausa riius. Ja siit tuleb teine teema, siirdumine lapsepõlvest teismeikka. Sõbranna muutumine, tema tibistumine seadis ohtu nende sõpruse ja ekstreemne tegu meelde tuletamaks kunagist tõotust ei parandanud sugugi asja ja siis tuli surm ja siis tuli kõik see, millest raamatus juttu on. Tugevat, aga tulutut vastupanu oma hormoonidele osutab ka Liv Silber Kerstin Kieri raamatus Silber, esimene unenägude raamat, mis on ühteaegu fantaasiajutt ja lembelugu. Liv ei soovi muutuda poisi tõttu roosaks suhkruvatiks, tsiteerin, hormoonidest juhitud juhmakaks naiivitaks. No pole ka hirmu. Neiul on hästi arenenud huumorimeel ja tugev reaalsustaju. Loo tuum on selles, kas halbu tegusid saab ajada teemoni kraesse või teevad neid tegusid inimesed, kes usuvad teemonisse. Noortekamp on flirtinud pimeduse isanda väljakutsumise teemaga ja oma arust ka hakkama saanud. Lepingu sõlminud ja lugu peaks päädima teemoni lõpliku valla päästmisega. Toogu see siis kaasa, mis iganes. Kõik, mis juhtub, on seletatav ratsionaalselt, juhuse või psühholoogiaga, kui ainult ei oleks neid ühiselt nähtud unesid. Põnevast ja ootamatu lahendusega noortejutust leiab haruldaseks jäänud eneseirooniat ja huumorit, samuti tervet mõistust. Aga ka kõike seda, mida teismeikka jõudev neiu raamatult oodata oskab. Teismelise tütarlapse ootusi täidavad täie rauaga Emma Mossi sarja Tüdrukud vlogivad 2 osa, Tim Collinsi Blogi ja päevik ja Holly Smeeli Mina nohik. Näib, et selliste raamatute standardvarustusse kuuluvad nohiku kuvandiga tark ja hea neiu, kes siis õpi või elukoha vahetuse tõttu satub kollektiivi uude keskkonda. Siis 2-3 õelat kaunitari, kes on klassi liidrid pluss nende satelliidid, nägus kott, kas siis kõlupea, kurmur, salapärane, paheline, sobilik alla joonida, paar peategelase nohikus sõpra ja mõni pereliige, kelle eest oma tegevust varjata ja kellelt õigel hetkel tegelik abi saab. Keskendutakse kohanemisraskustele. Kaasajale omaselt on osa tekstist esitatud blogi sissekannete või sõnumite vormis. Suurtele tüdrukutele kirjutatud raamatutes on aga haigusi, surma, leina, väärkohtlemist ja reetmist. Aga nüüd siis, tüdrukud vlogivad. Peategelase Emma esimene päev uues koolis on katastroofiline. Kogeleva neiu apsakad filmitakse üles ja riputatakse kõigile vaatamiseks YouTube'i. Vastukaaluks teeb Emma oma blogi, kus kirjeldab, mida ta tegelikult läbi elas ja mis elu ta hindab, missugune ta ise on. See blogi kogub vaatajaid ja poolehoidjaid. Järelsõna asemel on loetelu 10 olulisest nipist, mida YouTube'i videote tegemisel silmas pidada.
ja teine osa jätkab sama teemat, küll teise tegelase vaatepunktist. Blogi ja päeviku peategelane tahab blogimisega raha teenida, et minna kallile klassiekskursioonile. Ka tema on oma klassis uus, tal ei ole sõpru, aga on pealehakkamist ja nutti. Olivia loob variisiku Destiny, palkab kaunitarist klassiõe seda mängima, kirjutab publiku maitsele kohaseid stsenaariume ja osutubki edukaks. Muidugi on valel lühikesed jalad, selle koha peal, kus kõik välja tuleb, võiks luguga lõppeda. Aga autor seda ei tee, ta laseb Olivial hakata pidama oma tõelist blogi, kus tüdruk on aus, kriitiline, humoorikas ja see blogi muutub veelgi populaarsemaks kui liba Destiny oma. Raamat näitab netimaailma petlikku palet ja selle toimemehhanisme, harib nii noort kui vana. Mina nohik järgib vana head lilleneiust hertsoginnaks motiivi. Tark ja tagasihoidlik Harriet on täielik moevõhik, aga temast saab modellimaailma üks tähtedest. Ja lugu on jutustatud humoorikalt. Kirjanikel õnnestus nimetatud 3 raamatus suhkruvatiga koos ka tugev varras lugejale pihku anda. Nii tavalist, samas erijuhtumid kirjeldab Ibn Akerli raamatus Lars Loll. Millest need kirjanikud üldse kirjutaksid, kui ei oleks kooli kiusamist? Kolaka andmine on asendunud üles riputamisega. Kellest küll ei annaks teha totakat pilti või piinlikku videot igast ühest, aga kui tegemist on erivajadusega lapsega, siis seda enam. Ja seda enam teeb see ka haiget. Raamatu peategelane on armunud ja õhevil, armumine näib lootusetu, poiss koguni muudab ta mingil hetkel väga naeruväärseks oma sõprade ees. Õhevil on tüdrukaga sellepärast, et viimase klassi õpilasena peaks ta saama oma hoole olla nunnu esimese klassi lapse. Saab aga oma uue kooli klassikaaslase, kellel on Downi sündroom. Ja muidugi jah, paras Juudas müüb mingid pildid oma telefonist õelatele klassikaaslastele maha, et ise pääseda üles riputamisest ja väga raske on andeks paluda, et lihtsalt palun vabandust, ju ei sobi. Selles raamatus oleks natuke rohkem tahtnud seda teist vaadet, Larsi vaadet kogu sellele, mis juhtub, aga ilmselt autoril Downi sündroomiga noore inimese mõttemaailma elamine ei õnnestunud või ta ei võtnudki seda vaevaks teha. Mitmekihilise laste ja noortekirjanduse austajate rõõmuks sai Philip Pullmani triloogia Tema tumedad ained jätkuks uue triloogia Põrmu raamat. Esimene osa kannab pealkirja La Belle Sauvage ja selle sündmuste aegu on varasemate raamatute võtmetegelane Laira Veltita. Elame kaasa hoopis intelligentse ja heasüdamliku kõrtsmikupoja seiklustele, kui see toimuvatest sündmustest aru püüab saada ja tüdrukut ohutusse paika toimetab. Halvad inimesed ja loodusjõud teevad selle erakordselt raskeks. Lugu ise, selle sügavam mõte ja esitamise võttestik on võrdselt nauditavad. Ja pähe jääb tiksuma Sõrmuste isanda triloogias tuttav paradoks. Kui palju sõltub väikese inimese valikutest? Tundub, et mitte midagi, aga tegelikult kõik. Paralleelmaailm on kõne all ka tuntud noortekirjaniku Timothée de Bombelli Pearli raamatus. Haldjaneiu armsam kuningapoeg pääseb surmast, ta saadetakse maale, kus keegi enam muinasjutte ei usu, ehk siis 36. aasta Pariisi. Ja Maria Turchaninovi Maresi ei ole ehk nii filosoofiline fantaasiajutt kui eelmised 2, aga sama hoogsa sündmustikuga küll ja on üpris feministlik teos. See maailm, millest jutt käib, on tugevalt patriarhaalne. On üks saar, kuhu naised meeste vägivallatsemise eest pakku minna saavad ja seal asuv klooster õpetab neile igapäeva ja salatarkusi. Maresi leiab eneses jõudu ja tunneb kohustust minna suurde maailma tagasi oma teadmisi ja oskusi rakendama. Tütarlapsest naiseks teemaline on ka Louise O'Neilli Igavesti vaid sinu. Taolise pealkirjaga raamatuid ma tavaliselt ei loe. Siin on aga peidus sünge, ühiskonnakriitiline düstoopia. Siin oleks just nagu täitunud Hiina perede unistus. Sünnivad ainult poisid. Ja et neid siis ikka veel sünniks, tuleb ju kuidagi tüdrukuid juurde produtseerida ehk aretada. Ja kui kord aretamiseks läheb, siis võiksid nad kõik olla ju hästi ilusad ja hästi saledad ja hästi kuulekad, sellised tublid tüdrukud.
Mida siis oodatakse tüdrukult? Oodatakse tõesti kuulekust ja ilu. Selles maailmas on sõprus keelatud, armastust ei ole. Traagiline lõpp on peategelase jaoks ehk pääsemine. Teda on ennast ohverdavalt armastatud ja ta isegi ei märganud seda. Neiu keskse fantaasiakirjanduse valda jääb ka Erika Jonasseni Terlingi kuninganna. Jätame kõrvale, et selle kirjaniku loodud maailm pole just väga osavalt konstrueeritud ja vaatame peategelast, troonipärijat, kes kasvab ohtude eest peitu viiduna metsamajakeses väga rangete õpetajate käe all. Ja temast vormitakse uus valitseja. Täisea saabudes viiakse neiu pealinna, ta saab troonile ja teda püütakse korduvalt mõrvata. Aga olulisem on see, et autor lausa rõhutab, et noor kuninganna ei ole ilus. Ta on pisut priske, kuigi ma kujuta ette, et selliste trennide puhul, kuidas saab üldse priske olla, nagu tema seal tegi. Aga ta on tõeline kuninganna, sest ta tunneb vastutust oma alamate hea käekäigu pärast ja võtab vastu julgeid, tema jaoks võib olla ka ebamugavaid, katastroofilisi otsuseid. Tema ei mugandu, aga pisut võluväge kuulub ka asja juurde. Fantaasialooja noortejutu piirimail on Emily Francis Sinu jäljed. Mullustele noortekatele tüüpiliselt tegeletakse siin leinaga. Sõpruskond kohtustki leinalaagris nimega tagasi ree peale. Ja siis nad hakkavad kõik nägema neid inimesi, kelle pärast nad sinna laagrisse läksid. Mängus on üks hiidvana rist, Püha Ignatius Loyola ning tema vaimulike harjutuste originaalkäsikiri, mida tegelikult pole olemas, ja raamatut on nimetatud ka Da Vinci koodi teismeliste variandiks. Mullust aastat noorte kirjanduses iseloomustab tegelemine erijuhtudega, mitmel moel haiget saanud ja äärmuslikus hingeseisundis viibivate noortega, meditsiinilise diagnoosiga, ebatraditsioonilise sättumuse ja sellest tulenevate ebameeldivustega ja nii edasi. Küllap võib lugeja tunda kergendust, et tal pole muid muresid kui vinnid ja kujuteldav ülekaal. Tegeletakse oma sisekosmosega, parimal juhul õhutab autor vaatepunkti vahetama ja teisi mõistma, ka neid, kelle käitumine näib vastumeelne. Mitme raamatu puhul tunnistab autor, et tal enesel on vastav kogemus, ta on lugu aastaid hinges kandnud, küpsemist oodanud ja nüüd siis välja kirjutanud. Mitmed on teinud taustauuringuid, pidanud nõu spetsialistidega, meedikute ja psühholoogidega ja nendele raamatutele on ka ühine see, et peaaegu et peatüki jagu ruumi on pühendatud tänusõnadele, tänatakse tõesti kõiki kassist vanaemani ja vahepealseid ka. Küsimus on, kes loeb noorte kirjandust? Raamatukogu hoidjana vastan, et tütarlapsed loevad. Ka neid teoseid, mille mina jutustaja on poiss. Vaatasin kolme säärase raamatu, Teise ringi süda, Simon versus Homo sapiensi vandenõu ja Meie keemilised südamed ringlust. Esimest olid lugenud ainult tüdrukud, teise 16 lugeja seas oli 2 poissi ja kolmanda 24 lugeja hulgas mitte ühtegi. Kes kirjutab noortekirjandust? Naine kirjutab, ehk siia ongi koer maetud. Aga mida loevad siis poisid? Näib, et nende, juhul kui on tegemist lugevaks inimeseks kujuneva noormehega, toimub üleminek täiskasvanu kirjandusse veel järsemalt kui neidudel. Berti päevikud on läbi, Ühenohiku päevikud on läbi. Kuidas leiavad nad üles nii-öelda õiged raamatud? Kui poisile sobib fantaasiakirjandus, siis on lihtsam. Mulluste nii-öelda noortekate hulgast neile midagi köitvat leida on kaunikesti raske. Aga järgnevad siis nendest 3, kus peategelaseks on poiss. Homoseksuaalsus on noorte raamatutes harv teema ja kui siis kõrvalt tegelase teema. Becky Abertalli Simon versus Homo sapiensi vandenõu lugedes meenus kunagi Teravikusarjas ilmunud Vahet pole. Mina jutustaja on Kei, kes pole veel kapist välja tulnud ja Simon peab siis väga kuuma kirjavahetust Sinisega. Kui ei teaks, võiks see olla ka noormehe ja neiu kirjavahetus. Anonüümne armsam viibib füüsiliselt kohe raamatu alguses Simoni käe ja pilgu ulatuses, aga see selgub alles lõpus. Raamat on põhitoonilt optimistlik, ehkki saladuse ilmsiks tuleb põhjustab narrimist ja mõnitusi. Raamat on ühe teema keskne ja ega see Simon oma nina otsast ka eriti palju kaugemale ei näe. Crystal Sutherlandi Meie keemilised südamed on ilma õnneliku lõputa armastuslugu. Klassi ilmub veider tüdruk, räbakas, kannab talle suuri meheriideid, toetub kõndides kepile, pole eriti suhtlusaldis. Mina jutustaja on noormees, keda salapärane neiu kohe huvitama hakkab. Ilus, mõistatuslik, katkine, läbinisti imelik, nii iseloomustab poisstüdrukut. Nad hakkavad koos kooli ajalehte toimetama, nende vahel hakkab särisema. Nii-öelda keemia nende vahel toimib, aga asjast ei saa asja.
Tüdrukul on Henry vastu tunded, aga ta leinab oma surma saanud armsamat ja tunneb ennast selles sündmuses süüdi. No sellepärast ta kannab tema riideid, magab oma surnud armsama voodipesu vahel, mida ta ei pese. Tema hing ja keha on haiged ja ta ei lase neil paraneda. Tamsin Murray teise ringi süda keskendub südame asjadele nii otseses kui kaudses mõttes. Johnny lebab haigevoodis, tema südame tööd teeb terve hulga aparaate. Ta ootab siirdamist. Samal ajal hukkub tema vanune noormees oma õe silme all surnuks. Ühe hukkumine tähendabki teise elu. Johnny uurib välja, kelle elu hinnaga tema edasi elada saab ja läheneb Leo õele selleks, et Leo kohta teavet hankida. Lugu jutustatakse kahe noore vahelduvast vaatepunktist ja nende armastusloole sekundeerib keemiatüdruku Johnny vähihaige palatikaaslase lugu, mis raamatu lõpus on tõeline pisarakiskuja. Ka selle raamatu puhul on oluline teema lein ja selle eri vormid. Nüüd siis tüdrukute lood. Sarah Brosnani Üks on mitmes mõttes eriline ja sealjuures väga hingeminev teos. Iiri autor on kirja pannud loo Siami kaksikutest ja laseb ühel neist, Grace'il, jutustada õdede ühise loo kuni teise õe Tippi surmani. Teema on ebatavaline ja raamatu vorm samuti. Päris vabavärsiliseks seda nimetada ei saa, aga laused, puhuti sõnad on kirjutatud üksteise alla ja see annab lugemisele erilise rütmi. Tüdrukud on vöökohast ühendatud ja nad ei näe selles mingit probleemi, nende jaoks elu ei ole traagiline. See ongi nende ja meie mõtteviisi suur vahe. Nemad on üks. Peremajandusliku olukorra tõttu loobutakse koduõppest, nad lähevad tavakooli, saavad seal tunda üsna palju ebatervet uudisimu, aga leiavad ka sõpru. Jällegi raha pärast lastakse kaameratuppa, vanemad on nõus oma tütardest filmi teha laskma. Ja see kaamera, mis nende elu saatja on, see avaldab ka karmi tõe, et kas surevad mõlevad või sureb üks ja algab siis lahku lõikamine. Seesama Grace, kes meile selle loo jutustab, on siis see, kes ellu jääb, aga ta ei ole terviklik, ta on poolik. Et meie mõttes ta saab nüüd normaalselt oma elu jätkata, tema mõttes ei ole nii. Palat on esimeseks sündmuskohaks ka raamatus Katkine tüdruk. Tunnistan ausalt, et hakkasin lugema pika hambaga. Enese lõikumise teema ei tundunud eriti haakiv. Tegemist on aga väga hästi kirjutatud kirjandusteosega ja mõne kuu pärast tuli välja, et see teema ikkagi on ka meie perekonnas olemas. Peategelane viibib ravil. Tema kaaslased on kõik ühel või teisel moel haiget saanud ja endale haiget teinud. Neiu võtab raviasutust kui pelgupaika ja ega tal polegi kuhugi minna. Oma emaga ta läbi ei saa, seega peretugi puudub. Raamatus saab välja lugeda, et üks hullemaid asju, mis lapse või noorega juhtuda võib, on see, et tema vanemad on katki, oma enese probleemidesse süüminud, võib-olla süüdistavad nendes ka oma last, puudub mõistmine, tugi ja turvatunne ja sealt on samm riiuni, tänavaeluni, halba seltskonda sattumiseni. Põhiosa raamatust keskendub sellele, kuidas katkine tüdruk end kildhaaval kokku korjab ja kokku paneb. Elus saadaksegi haiget, aga sellega tuleb toime tulla, on autori hästi ära peidetud sõnu. Autor teab, millest kirjutab, lugu küpses temas 9 aastat ja ka tema lõikus ise ennast. Ning raamatust me saame lugeda, miks seda tehakse ja mida see annab, mis tundeid see tekitab ja milliseid valusid varjutab. Haiget saanud tüdrukud püüavad oma eluga hakkama saada ka Sarah Zarri teoses Ühe tüdruku lugu ja Sarah Barnardi raamatus Ilusad katkised asjad. Esimeses satub 13-aastase Diana isa peale tütre seksistseenile, kusjuures poisiga ei seo neiult õigupoolest miski, kõige vähem õrnad tunded. Juhtum põhjustab kärakuulujutte, sisuliselt tähtsusetu episood muudab neiu kuvandi koolis pehmelt öeldes talle koormavaks. Ja suhted isaga pole ka mõistetavalt enam endised. Raamat on siis leppimise ja andeks andmise ja andeks saamise lugu. Sarah Barnari raamatu tagakaanel on üks tabav lause. Teismeelised tüdrukud on mõistatus, isegi siis, kui oled olnud üks nende seast. Teose sisu on sõprus. Mullustes noortekates on mitmes pakutud välja abi saamise võimalusi ja selgitatakse, miks ja kuidas teosed on sündinud ja raamatu lõpus asuvad ohtrad tänusõnad siis tõesti ka kõigile.
aga kahjuks ei ole nende abiaadresside hulgas Eesti niisuguseid abitelefone või aadresse, kuhu Eesti noor saaks pöörduda. Loomulikult originaalis neid ei ole, aga tõlkija võiks panna. Mullu ilmus palju eriilmelisi raamatuid igale eale, lugejal on keeruline nende seas orienteeruda ja endale see õige leida. Ja tsiteerin praegu mõnuga lõpetuseks ja meelega Ali Benjamini järelsõna, millest tema omakorda tsiteerib Neil Gaimanit. Google võib anda sulle 100 000 vastust, raamatukogu hoidja annab sulle õige vastuse. Ehk siis oleme oma giidi rollis edasi. Aitäh!